Tervist! Vahetasin kohta, sest ma tahan tutvustada teile seda taime, kellega meil on ühine elu juba aastast 1992, kui ma tehnikumis oma esimesest õppelaenust selle taime ostsin endale. See taim on draakonipuu, täpsemalt lõhnav draakonipuu, sest õisik, mille ta välja ajab, kui ta tükk aega vett ei saa, siis ta tekitab sellise suure õisiku, mis õied lõhnavad mesimagusalt. See tuba lõhnab nagu džungel, lääge, selline mesine lõhn ja õiest kukub põrandale ka sellist kleepuvat asja. Soome keeles on selle nimi tuoksuva lohikäärmepuu. Lohikäärmepuu on liitsõna, siin on natuke liiga suur pragu. Lohikäärme ja puu vahel. Lohikäärme on draakon. Tuoksuva on lõhnav. Tuoksu iseenesest ilma vaata on lõhn. Näiteks mõni peen parfüüm, väike must kleit on minu lemmiklõhn, võib keegi öelda. Siis soome keeles see oleks tuoksu, lempi tuoksuni. Ja väike must kleit on muidu pikkumusta, lihtsalt pikkumusta. Nii palju kui ma sellest aru saan. Alati võib mind parandada. Tuoksuva lohikäärmepuu. Jäi meelde. Kui keegi mõtleb, mis ma pean nüüd soome keelt õppima nendest sõnadest. Ei pea. Kui ei meeldi, siis võib õppida kas või automarke ja mootori kapotialuseid asju vabalt. Aga kui jälle meeldib, no siis on väga kihvt. Siis on läinud mul, siis on meil klapp õpetajal ja õpilasel. Järgmisena ma võiksin ehk tutvustada mõningaid soome automarke. Vabandust, soome keelseid sõnu erinevate automarkide kohta.